Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama ja vaatama raadiosaadet ja telepodcasti Räägime asjast. Näete, me oleme uues formaadis, me oleme stuudios. Täna küll ei ole lipsu ees, ma luban järgmine kord panen lipsu ka ette, sest me oleme harjunud, et meil ei ole kaamera silma peal. Aga nagu me lubasime eelmises saates, meie saade jätkub ja jätkub erinevates uutes kanalites. Me oleme YouTube'is, me oleme X'is, me oleme Spotify's ja veel terves hulgas muudes kanalites, mida hakkame tulevikus siit vurinal lugema. Me oleme niimoodi siin sellises algamisfaasis, et me alles ka ise harjume selle uue olukorraga, aga kutsume kõiki jätkuvalt üles meid vaatama. Üks väike täpsustus veel. Mart teeb ju ajaloominuteid ka iga nädal. Sel nädalal jääb vahele, aga saade ära ei kao. Sellepärast, et me lihtsalt tehniliselt ei suutnud seda sel nädalal ära teha veel. Aga mis meie teemad on? Meie teemad on siis sisepoliitikas räägime lipuseadusest või siis lipusõjast, mis meil minu meelest hoogu kogub. Viljandi linnavalitsus võttis korraks Ukraina lipud oma siis hoonelt maha, aga pärast seda, kui kogu progressiivne üldsus neile kirvekangi ja leegiheitiga kallale läks, siis tõmbasid ikkagi Ukraina lipud linnaplatsile uuesti ülesse. Meie erakond tõi eelnõu Riigikogu saali, mis oleks kohustanud kõikidel avalikel hoonetel alaliselt hoidma ainult Eesti lippu. No, slaavatajad läksid täiesti endast välja selle peale, täiesti endast välja. Räägime sellest natuke põhjalikumalt. Siis me räägime rahast. No, aasta algus on lihtsalt hämmastav, mis meile kõik uudiseid on toonud. Alustame sellest, et korruptiivne ja ostetud seadus, mille nimi oli hasartmängumaksu seaduse muutmine, mille tõid meile Eesti 200 Tanel Tein ja Kadri Tali, olid jutuga, et kui me langetame maksu, siis hakkab rohkem laekuma ja see raha tuleb kõik kultuurile. Ja kellegi kuri käsi kirjutas seadusesse viimases etapis sisse vale sõna, mis tõttu seda maksu ei saagi korjata, nii et ei olnud mitte maksu langetamine, vaid oli maksuvabastus. No see paneb täiesti uude valgusesse Reformierakonna jutu, kuidas meil on suurim, kõigi aegade suurim maksulangetus ja küüru enam ei ole ja kasiinod, välismaised vepikasiinod kindlasti saavad nüüd küüru seljast sirgu ajada. Pankadega meil niisamuti ju see, kuidas meil praegu võetakse rajalt maha neid kooperatiivide pankasid. See on ju puhtalt lääne, ütleme, Rootsi pankade huvides tehtud. Konkurendid jalust ära, sest konkurendid hakkasid muutuma turul täiesti arvestatavaks jõuks. Ja siis nüüd oli tarvis need konkurendid lükata nurka. Aga rahateemad veel. On selgunud, et Eesti on nii rikas riik, et me saame ja teemegi siseriikliku transpordi dotatsiooni Lätis. Läti rongidele me maksame peale, kuigi seal eestlased ei sõida ja ma ei tea, kui palju seal lätlased sõidavad. Aga kuna raha ei ole, raha lihtsalt ei ole, raha kulub igale poole. Siis Eestis on valitsus võtnud vastu plaani hakata õpilastelt ja pensionäridelt küsima piletiraha maakonna transpordiliinidel ehk maakonna bussides. Nii et impeerium Eesti, Lätit suudab üleval pidada, Ukrainat ka suudab üleval pidada ja Kuubat suudab üleval pidada. Kuubasse saadetakse umbes 500 000 eurot sealse IT arenduseks. Mina isiklikult arvan, et see on puhas Eesti 200 korruptsiooniskeem. Aga Eesti inimeste taskust tuleb raha ära koorida, et sellest me räägime. Ja meie viimane teema on maailma asjad. Me peame ikkagi siin, oleme, nagu me ennast nimetame, Ameerika hääl, selgitama, mis siis ikkagi toimub Gröönimaaga, mis toimub eurooplaste, kaasa arvatud eestlaste peades, kes soovivad minna nii-öelda sõdima ameeriklastega Gröönimaa pärast, et see on täielik hullumeelsus, millega meie tänane poliitiline juhtkond tegeleb. Selle lahti seletamine on vajalik, sest et peavalumeedia jälle valetab meile, lihtsalt lõputult valetab. Aga lähme selle lipu asja juurde. Aasta alguses hetkeks oli selline uhke ja rõõmus tunne oli, et meil on koalitsioon Viljandis, kus EKRE on ka koalitsioonis ja
normaalsed inimesed vaatasid, et kaua me siin ikka lippu lehvitame, võõra riigi lippu oma linnavalitsuse hoonel hoiame, panid Eesti lipu tasemele, ainult Eesti lipud, võtsid Ukraina lippu maha, panid ainult Eesti lipu tasemele. No, täiesti endast välja läksid kõik reformierakondlased, reform muide on päris pikalt Viljandis võimul olnud, kõik 7 endist Viljandi linnapead võtsid sõna, ütlesid, et see on kohutavalt alatu ja venemeelne, kui sa paned Eesti lipu ülesse Eesti omavalitsuse hoone peale, kujutad ette, see on venemeel, putinism ja need 7 endist linnapead, 6 neist on reformierakondlased, no me kõiki pooli neist tunneme, nad on siin Riigikogus ka mitu korda läbi käinud, no näiteks Madis Timpson, kes on meil vahepeal oli siin minister ja Ando Kiviberg on siis see erand, Ando Kiviberg on Eesti 200-lane, tema on ta oli enne seda kellegi teise. No ta on Reformierakonna, ei, minu meelest Isamaas on ta ja ta on poliitiline aferist, kui sa oled Eesti 200. Ja kõik, kes seal on, need endised linnapead, nemad leiavad, et Eesti lipu lehvitamine kohaliku omavalitsuse hoonel on putinism. Ja see hüsteeria, mis sinna juurde käis, on ikka päris jõhker. Aga mis mulle tegi muidugi meele kurvaks on see, et loomulikult kohalik omavalitsus murdus selle peale ja kiiresti tellis Ukraina lipud ja tõmbas need siis mingisugusele linnaväljakule 3 tükki. Enne oli 1 oli maja peal, nüüd on 3 tükki platsi peal. Seal oli enne niimoodi, et need ei olnudki nagu lipud, mis seal Viljandi Raekoja hoone peal olid, need olid mõlemal pool ust ja seda keskmist torni või mis seal on, olid siis 2 pikka Ukraina värvides kangast, mis rippusid siis ülevalt katuse servast kuni alla, ma ei tea, kõnniteeni välja. Et need korjati ära, kuna leiti, et need ei ole lipud ja see rikub lipuseadust Eestis. Ja muidugi, mis oli nüüd ikkagi äärmiselt absurdne, kui meie eelnõu sellest, et Eesti lipp peaks olema igal pool aukohal ja tema kõrvale ei peaks panema ei võõrriikide ega ideoloogilisi lippe. Ideoloogiliste lippude all me pidasime silmas loomulikult eelkõige vikerkaare lippu ehk homolippu, nagu ta nüüd on kujunenud. Ja teatud kontekstis kindlasti ka Palestiina lippu ja võib-olla veel mõnda lippu. No transulipp on oma ette lipp ja ausalt öeldes tegelikult mind ikkagi kohutavalt riivab mul silma, kui igal pool lehvivad eurolipud. See ei ole ka Eesti lipp, see ei ole Eesti värv. Ja küsimus oligi, kui me nüüd jõuame natuke põhjalikumalt võib-olla selle meie eelnõuni, siis eelnõu käigus oli ju ka kohe, kuidas tuldi kallale, aga teie tahate loomulikult ka ära võtta Euroopa Liidu ja NATO lipu. Ei, me ei taha neid ära võtta, aga me tahame, et nemad ei domineeriks. Ja milles on küsimus nende teiste lippude puhul? See on ju tegelikult, kui nad pannakse just nagu võrdsed lipud reas kusagile seisma või lehvima, siis on ju selge, et see devalveerib Eesti lipu. Eesti lipp peaks sellisel juhul olema kas kõrgema, pikema varda otsas, suurem, neid peaks olema rohkem. Ülejäänud lipud on lihtsalt nagu mingisugused sümboolsed märgid, et jaa, need ka, aga mitte nii, et need ja siis Eesti lipp ka. Ja meil on Eestis kujunenud praegu liberaalide märatsemise ajal see olukord, kus Eesti lipp on üks lipp ka. Paneme selle Eesti lipu ka, aga tähtsamad on need teised lipud. Lipud, kes see ütles, see oli mingi reformar, kes teatas, et see on väga sümboolne. Ja ongi sümboolne. Lipp ongi ju rahvussümbol. Sinimustvalge on rahvussümbol. See sinimustvalge, sellel on nii mitu kihti tähendusi. Tal on nii sügav emotsionaalne tähendus, tal on nii sügav riiklik tähendus, tal on nii sügav rahvuslik, tal on nii-öelda kõik, mis selle lipu all on meie vabadussõda, meie rahvuslik ärkamisaeg 19. sajandil, meie laulev revolutsioon, meie iseseisev riik, aga selle lipu all sõditi ka Sinimägedes. See on nii mitmekihiline, see on nii sügav sümbol, et loomulikult on lipp sümbol ja Eesti jaoks tähtis sümbol. Tal on ka formaalne tähendus. Loomulikult Eestis on ka lipuseadus ja lipuseadus näeb ette teatud asju, näiteks ei tohi Eesti lipp pimedas lehvida ja nii edasi. Ja see sama asi, et Eesti lipp, kui ta on teiste lippude kõrval, siis Eestis ta peab olema teistest nähtavamal või nii-öelda esile tõstetud. Et see ongi sümbol. Ja nüüd, kui sa tõstad selle lipu kõrvale teiste riikide sümbolid, siis see on ka sümbol.
ja mina sellel kolmapäevasel istungil ei saanud osaleda, ma olen sel nädalal üsna haige olnud, mingi vastik külmetus, aga hakkasid ju need pöörased liberaalid, kes on kõik Eesti vihkajad, me ju teame, et Tanel Kiik on estofoob, kõik sotsid on estofoobid, neile ei meeldi eestlus, Eesti, see nii-öelda rahvusriigi ideoloogia on nende kunagise parteijuhi Ossinovski poolt ju kuulutatud ohtlikuks düstoopiaks. Rahvusriik on ohtlik ja õudne. Et me teame seda kõike. Nemad lehvitavadki vikerkaare lippu. Aga üks neist liberaalidest ütles, et see on rünnak, et saate aru, kui te tahate ainult Eesti lippu panna, siis see on rünnak Ukraina vastu. Ja mina mõtlen, okei, te võite nii ka ju mõelda, et see on rünnak Eesti vastu, aga mina näen seda teistpidi. See, et te topite igale poole Ukraina lippu, see, et te topite igale poole homolippu, see on rünnak Eesti lipu vastu. See on rünnak eestluse vastu. Ja te kõik kuradid osalete selles, reformarid, sotsid, Eesti 200-lased, parempoolsed ja midagi teha ei ole, siin tuleb ikkagi alla kriipsutada. Me oleme jälle selles võitluses üksi. Meie lipuseaduse ettepaneku poolt ei hääletanud Isamaa, kes ennast peab rahvuslikuks erakonnaks ja ei hääletanud Keskerakond, kes kuulutab, et nemad on konservatiivne erakond. No ei hääletanud. Ja huvitav on see väga, sellepärast, et tuli välja just sellel nädalal küsitlus. Norstat tegi küsitluse, kus ta küsis siis selle lipu teema kohta. Ja kaks väga huvitavat protsenti on, ma alustan olulisemast. 52% Eesti inimestest, 52% üle poole, selgelt üle poole, ütleb, et ainult Eesti lipp. Et kui küsimus oli selline, et kas peaks maha võtma avalikelt hoonetelt Ukraina lipu. See ei olnud isegi niimoodi, et nagu meie ütlesime, et ainult Eesti lipp peab olema, vaid oli küsimus, kas võtta maha Ukraina lipud. 52% Eesti inimestest ütleb, jah, peaks. Kusjuures mis oli 8% EKRE toetajatest ütleb seda selge sõnaga, aga 50%, 49% Isamaa valijatest ütleb seda. Enamus ütleb Isamaa valijate hulgas neid, kes tahavad Ukraina lipud maha võtta, on rohkem kui neid, kes tahavad, et Ukraina lipud alles jääksid. 85% Keskerakonna valijatest ütlevad, et Ukraina lipud alla võtta. Muidugi ma teen siia juurde väikse tärnikese, Keskerakonna valijatest 85% on venelased. Ja nendel on erisuhe, eks ole. Ma ei ole kindel, et kui nad Ukraina lipu alla tahavad võtta, et nad Eesti lipu asemele tahavad panna. Aga ükskõik, avalik arvamus on selline, et Ukraina lipu igale poole toppimine, see lõputu slaavatamine, avalik arvamus on selgelt jõudnud sinna välja, et aitab küll, meil on Eesti värvid, meil on Eesti riik. Aga mida me näeme sellest küsitlusest teiselt poolt? Olematu toetusprotsendiga Reformierakond ja väikese toetusprotsendiga Sotsiaaldemokraatliku erakond 77% leiab, et ei, Ukraina lipp peab lehvima. Ja see on tegelikult rünnak Eesti lipu vastu. See on tegelikult rünnak rahvussümboolika vastu. Ei, nad reetsid ennast täielikult, siin ei ole üldse midagi rääkida. Kogu selle arutlusu käigus, mis kestis mitu tundi, ja läks ikkagi väga tuliseks ja väga ka isiklikuks, loomulikult. Väga alatuks. Meie poolt oli selle eelnõu esitajaks Varro Vooglaid, kes oli ka selle eelnõu vormistaja juristina, et vaadata läbi siis need olemasolevad seadused ja huvitav muidugi moment on see, et kui need teemat eelnõud arutati komisjonis, siis oli seal Riigikantselei sümboolika nõunik, kes ütles, et ei, praegune lipuseadus annab miinimumstandardi sellele, kuidas Eesti lippu üldse kusagil välja panna. Et see on miinimumstandard. Tähendab, ongi niimoodi. Sisuliselt ütles Riigikantselei esindaja, praeguse valitsuse ametlik esindaja, et Eesti lippu ei peagi panema niimoodi välja, et ta oleks lugupeetav, austatav ja esimesel kohal. Esimesel kohal võib olla väga vabalt ka keegi teine, sest miinimumstandard on jälgitud. Et see on ju täiesti. Aga tulles selle arutelu juurde, siis tegelikult reetsid nad ju ennast täielikult. Ega kui meie esitasime, õigemini Varro Vooglaid luges puldist maha meie eelnõu ja selle tutvustuse ja selle tausta ja selle esitamise põhjused ja hakkas vastama küsimustele, siis järjest hakkasid tulema sotside ja Eesti 200 poolt küsimused Ukraina lipu teemal. Meil ei ole eelnõus mainitud peale Eesti lipu mitte ühtegi teist lippu nimeliselt. On öeldud, et võõrriikide lipud ja ideoloogilised lipud, need ei peaks olema Eesti lipuga kõrvuti.
väga selgelt, igal pool on Eesti lipp. Ainult juhtudel, kui on protokollilised sündmused, näiteks tuleb Zelenski uuesti Eestisse, ma keeldun ütlema Zelenskõi, Volodõmõr Zelenskõi, jätke järele. Kõiv. Jätke järele igasugused Ihorid ja ma ei tea veel Mõhailod ja lõpetame ära. No järgmiseks me hakkame ütlema Paris. Lõpetame ära, räägime ikka nii, nagu meile suupäraselt on harjunud siin ja kuna meil on ikkagi suupärasem öelda, et Vladimir ja Zelenski, siis ütleme Vladimir ja Zelenski. Ärme läheme ideoloogiliselt lollakateks, sest see on ideoloogiline idiotism. Aga tulles selle juurde tagasi, mida arutati, siis meil ei olnud ühtegi muud lippu mainitud. Ei olnud homolippu mainitud, ei olnud Ukraina lippu mainitud, ei olnud NATO lippu mainitud, ei olnud Euroopa Liidu lippu mainitud. Oli jutt sellest, kuidas peaks olema välja pandud Eesti lipp. Kõik. Ja need tüübid hakkasid siis meile kohe pähe määrima, et aga see eelnõu on ju Ukraina lipu vastane eelnõu. Ei, see ei ole Ukraina lipu vastane eelnõu. See on Eesti lippu kaitsev ja Eesti lippu esiplaanile tõstev eelnõu. See on meie rahvuslikku uhkust, meie rahvuslikku identiteeti ja meie rahvuslikku enesekindlust presenteeriv eelnõu. Vaat niimoodi need tegelased mõelda ei oska. Ei, minu meelest nad mõtlevadki veel hullemini. Minu meelest vaata selle lipuseadusega ja selle lipu teemaga on üles, see on nii, selles mõttes nii hea asi, sest kõik näitavad oma lipu värvi. Nad näitavad, mis lipu all nemad võitlevad ja nad ei võitle Eesti lipu all. Ja see on minu meelest see, mis sellest arutelust tuli välja ja see on see, mis sellest meediamadinast seal Viljandi ümber on välja tulnud. On ainult üks erakond Eestis, mis võitleb Eesti lipu all, mis võitleb eestluse eest. See on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Kõik teised võitlevad kellegi või millegi muu eest. Võitlevad Ukraina eest, võitlevad Euroopa Liidu eest, võitlevad, ma ei tea, homo asja eest, aga mitte Eesti asja eest. Ja see tuleb välja ja nad saavad ju selja ajuga, nad saavad instinktiivselt aru, et Eesti lipp segab neil, on ees neil, takistab neil kellegi või millegi muu eest võitlemist. Ja see tuleb nii selgelt välja, see on nagu, minu meelest on selle lipu küsimusega sama lihtne ja puhas vuuk, nagu oli pronkssõduriga. Kelle poolel sa oled, mille eest sa väljas oled? Ja nemad on vale asja eest väljas, võõra asja eest väljas, Eesti vastu. Ja see on nii puhas ja nad paljastasid ennast jälle. No vaadake palun seda aruteluaegset Riigikogu saali pilti. Sealt virvendavad korraks läbi, kui ma õigesti mäletan, Lauri Laats Keskerakonnast fraktsiooni esimees, kui ma õigesti mäletan. Ja Helir-Valdor Seeder, kes on Isamaa fraktsiooni esimees. Minu arvates teisi Keskerakonna ja Isamaa saadikuid saalis arutelu ajal ei olnud. Nad ei olnud meid abistamas ega meid kaitsmas, ega Eesti lippu abistamas ja Eesti lippu kaitsmas. Nad lihtsalt tegid pausi, hiilisid kõrvale, peitsid ennast põõsasse. Seda enam, et üks järgmine eelnõu, mis arutelule tuli kolmapäeval, oli Isamaa eelnõu. Nad olid majas, nad olid siin, nad tulid loomulikult oma eelnõu ajal saali. Ja siis, kui on mingisugune nende eelnõu, siis nad automaatselt alati eeldavad, et meie peame neid toetama. Kuidas me konservatiivid siis üksteist ei toeta? Kuidas me rahvuslased siis üksteist ei toeta? Aga miks te ei toeta meid? Miks te meid ei toeta? Minu meelest on küsimus, mitte meie toetamises, küsimus on Eesti lipu toetamises, eestluse toetamises, Eesti sümboolika kaitsmises, selle eest, et ta solgitakse ära mingite homolippudega või lahjendatakse ära teiste riikide lippude vahel siin samas Eestis. Et ma käin rahvusvahelistel koosolekutel seal Brüsselis nende patriootidega kokku, seal on 20 lippu väljas. Kõikide osalisparteide lipud on ilusti rivi pandud. Kõik on nii-öelda võrdselt ühe suurused, ühe kõrgused. Sellepärast, et me oleme rahvusvahelisel koosolekul, kus ongi kõikide esindajate, kohalpealsete esindajate lipp ilusti välja pandud. Seal ei lahjendata Eesti lippu ära, seal me oleme võrdsed teistega. Aga Eestis me ei tohi olla võrdsed teistega. See on meie maa ja see on meie värv ja see on meie sümboolika. Siin me peame olema kõige nähtavamal, kõige kõrgema, kõige kallima koha peal, noh. Ja kusjuures tuleb alati meeles pidada, et see ei ole ainult riigilipp. Eesti lipp on ka Eesti rahvuslipp. Eesti lipp oli juba ammu enne, kui Eesti riik sündis.
Eesti rahvusvärvid on sinine, must ja valge ja nende all tegelikult algas ju meie rahvuslik ärkamine 19. sajandil. Nende all algas tegelikult ju meie rahvusena kujunemine ja konsolideerimine. Et siin see ei ole ainult see, et 1918 otsustati, et see on Eesti lipp, Eesti riigilipp. Ei, see oli Eesti rahvuslipp ja oli iseenesest mõistetav, et sellest saab ka riigilipp, erinevalt Eesti vapist, mille puhul tehti ju igasuguseid konkursse ja küll pakuti siin välja karukujulisi vappe ja küll pakuti siin välja kotkaid ja küll pakuti siin välja, ma ei tea veel mida, kõike kolmandat ja siis ikkagi jäid need 3 kutsikat, mida me nimetame 3 lõviks, mis on tegelikult rohkem selline lõvi ja leopardi hübriid ja mis on tegelikult meil sisuliselt laenatud Taani kuninglikult vapilt. Taani kuningliku vapi all eksisteerisime me mõnda aega ju siin Eestimaa hertsogiriigina, mille valitsejaks oli siis Taani kuningas, kes ühtlasi oli Eestimaa hertsog. Ajaloos ei hakka nüüd väga pikalt seda kõike rääkima, aga meie vapp ei ole meie rahvusvapp selles tähenduses. Ja need tammeoksad, mis sinna juurde keevitati veel rahvusliku niisuguse, ma ei oska öelda, rahvusstiili tuules, see on, ja kui me läheme Lätti, siis Läti vapp mõeldi üleüldse välja. Seal ei ole Läti ajalooga midagi pistmist, seal on kõige puhtamal kujul mingisuguste sümbolite ja muude asjade kompilatsioon Läti vapp, ehkki ta näeb päris uhke välja. Vapp on sünteetiline, aga lipp ei ole. Aga lipp ei ole ja me võime võtta ka ju seda, et aga kas Prantsuse lipp on Prantsuse rahvuslipp? No võib vaielda, sellepärast, et ikkagi sajandite vältel oli Prantsusmaa lipuks valge kuldsete liiljatega kuningakoja lipp. Ja nüüd on juba 300 aastat varsti see lipp olnud. Okei, aga ma ütlen, et siin võib vaielda. Taanlaste puhul me võime öelda, et taanlastel on ka rahvusvärvid on valge ja punane ja see on ka nende riigilipp. Aga näiteks Ameerika Ühendriikide puhul me võime ka vaielda. Kas see pidevalt osariikide tärnidega täienev lipp on nüüd rahvuslipp ka ühtlasi? Mina ütlen, et ei ole, sest et lõunaosariikidel on oma lipp ja nad väga kramplikult, isegi jonnakalt peavad sellest kinni ja ikkagi need, kes on jänki vastased, need sõidavad ju ringi tihti peale lõunaosariikide lipp auto kohal lehvimas või mootorrattagängid sõidavad. Bonnie Blue. Kusjuures, kui nad oma iseseisvussõda pidasid, siis oli ka triipude arv teine. Aga ma tahan selle teema kokkuvõtteks öelda seda, et me oleme näinud Inglismaal näiteks või ka Saksamaal viimase aasta jooksul samamoodi sellist ühiskondliku lipusõda, kus siis Inglise patrioodid, immigratsioonivastased hakkasid igal pool heiskama mitte Union Jacki ehk siis seda ametlikku Ühendkuningriikide lippu, vaid Inglismaa lippu ehk Püha Georgi lippu, mis on valge punase ristiga. Ja kõik liberaalid hakkasid siis seda lippu maha rebima ja süüdistasid, et selle nii-öelda rahvuslipu lehvitajaid rassismis ja ma ei tea, milles kõiges veel, et see on nagu selline ühiskondliku lõhe väljajoonistamise joon tuli sellest kohast väga selgelt esile, kus siis ühed inimesed tõstsid üles oma rahvuslippu, oma Püha Georgi lippu, Püha Georgi lippu ja teisel pool on siis liberaalid, kelle meelest see on kohutavalt häiriv ja solvav, et te lehvitate rahvuslippu. Globalistid, satanistid, inimesed, kes tahavad Suurbritanniat hävitada. Ja sama lugu juhtus Saksamaal. Saksamaal on kujunenud Saksa lipp, mis muidugi ka on, Saksa lipu värvid on ka erineva ajaloolise kontekstiga, aga põhimõtteliselt on ju Saksa lipp olnud seal ka juba alates teise maailmasõja lõpust sellisel kujul, nagu ta on olnud, siis see on kujunenud AfD lipuks. AfD toetajad heiskavad igal pool nii palju, kui saavad autodel, majadel, aedades heiskavad oma riigi ja rahvuslippu ja loomulikult kogu vasakpoolne, progressiivne, kogu see kamp on neile kallale tulnud. Politsei võtab neid, teeb neile trahvi lipu valesti üles tõmbamise eest ja nii edasi. Ehk siis rahvuslipu lehvitamine on kujunenud nii Inglismaal kui Saksamaal, vähemal määral ka Prantsusmaal, sest prantslased on kõik oma lipu üle uhked, isegi vasakpoolsed, on kujunenud sellise nii-öelda režiimivastase rahulolematuse ja protesti sümboliks. Ja mina teen küll üleskutse Eestis ka.
kes on reformierakondliku liberaalse globalistliku režiimi vastane, tõmbame Eesti lipu vardasse, paneme auto peale, lehvitame nii palju kui saame, teeme oma lipu uuesti nähtavaks ja näitame neile Tanel Kiikedele ja talidele ja muudele võigastele Eesti vihkajatele, et tegelikult see lipp on rahva südames ja me tahame, et see lehviks igal pool ja ainult see, mitte mingite muude lippude kõrval. Sellepärast, et ma tulen tagasi selle küsitluse juurde, mitte keegi, mitte ükski teine erakond peale EKRE ei seisa selle 52% inimeste eest, kes tahaksid, et Eesti lipp lehviks üksinda ja uhkelt. Ja no Saksa lipu kohta tuleb öelda, et Saksa lipp sümboliseerib Saksamaa, ühtset Saksamaad. See sündis Napoleoni sõdades, kui preislased hakkasid kandma mundreid, mis olid mustad kuldsete nööpidega ja mingisugused, ma ei mäleta, kus see kolmas värv seal roheline on. Kus see ühesõnaga põhimõtteliselt mundrite järgi siis, et sümboliseerida neid mundri värve ka lipul. Ja see muutus siis nagu selliseks lahingulipuks sisuliselt. Ja lahingulipust on ta kandunud nüüd siis etapiliselt edasi, kuni ta sellest sai siis Saksamaa sisuliselt ka rahvuslipp. Ja oli ka esimese maailmasõja ajal põhimõtteliselt samad värvid. Et see nii-öelda ainult siis natside ajal oli teine lipp. Nii et... Kes siis natsid olid? Natsidele ei meeldinud ju see. Nagu meie liberaalid. Varasem sümboolika tuleb jalga alla trampida ja asendada, sest et revolutsioon seda nõuab. Sa pead eelmise sümboolika eest ära pühkima ja panema oma sümboolika asemele ja seda Eesti 200-lased, reformierakondlased, kõik need tüübid teevad, sotsid teevad. Eesti sümboolika, sinimustvalge sümboolika tuleb asendada muude asjadega ja seda tehaksegi. Nii et ei, Eesti lipu lehvitamine ei ole Ukraina vastane tegevus. Ukraina lipu lehvitamine Eestis, Eesti valitsusasutustel, omavalitsusasutustel on Eesti vastane tegevus, see on nii lihtne. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme, mina olen Martin Helme ja me teeme seda natuke teises formaadis, natuke uuendatud kujul, pilti saate ka vaadata, ise me ei pane tähelegi kaamerat, räägime siin oma vahel, aga lähme nüüd rahateemade juurde, minu meelest selle aasta alguses on kuldkandikul meile kõigile jälle nähtavalt ette pandud see, et meie riiki valitsevad käpardid ja korruptandid. Käpardid ja korruptandid tegid meile hasartmängumaksu seaduse, mis toodi, see ei ole valitsusest tulnud seadus, seda tuleb nagu aru saada, et see ei ole ministeeriumis ette valmistatud, see valmistati ette nii-öelda Riigikogu liikmete poolt. Riigikogu liikmed Tanel Tein, spordipoiss ja muusikanaine Kadri Tali. No loomulikult ei spordipoiss ega muusikanaine Kadri Tali ei teinud ise eelnõud, vaid nad lasid lobistil selle eelnõu endale laua peale panna. Lobist ehk kasiinoärimehed tellisid selle juristibüroolt. Nii ja niimoodi nad selle valmis kirjutasid ja siis pandi see koalitsioonis laua peale, öeldi, et kui see eelnõu ei saa toetust Reformierakonnast, siis Eesti 200 ei hääleta riigieelarve poolt ja siis on valitsuskriis, valitsus kukub kokku. Riigieelarvet ei saa. Riigieelarvet oli aga Reformierakonnal vaja, sellepärast, et seal on 18 miljardit eurot, kust jooksevad rahad ka kõikidele nende skeemidele, millest elatakse hästi. Nende lobistidele, tuuleärimeestele ja päikeseärimeestele ja Rail Balticu ehitajatele ja militaarärimeestele ja kogu selle jõugule. Ega siis saage aru, kallid vaatajad, kuulajad, et Eesti riik ei ole enam mitte Eesti rahva projekt. See on Eesti riigi raha varastavate klikkide projekt. Täielik mafia valitseb meid. Nii, ja Tein ja Kadri Tali selle seaduse tegid, seda menetles rahanduskomisjon, mina olen ka rahanduskomisjoni liige, see oli piinlik see menetlemine, aga siin tuleb eraldi rõhutada. Rahanduskomisjonis on ametnikud, kes loevad kõiki eelnõusid, parandusettepanekuid, kõike loevad. Ja lisaks sellele rahanduskomisjoni eelnõule annab oma hinnangu rahandusministeerium, ehk rahandusministeerium ka loeb seda, kõik need ametnikud loevad seal seda. Ja nüüd on oluline ära märkida, et see nii-öelda apsakas ja ma üldiselt ütlen, et minu meelest on seda sobimatu nimetada apsakaks. 27 miljoniline litakas ei ole apsakas. Ei ole näpukas. Näpukas oleks see, kui kuskil oleks koma jäänud valesti või ma ei tea, lause alanud väikese tähega või mida taolist, millel ei ole tagajärge. 27 miljoniline miinus Eesti riigile ja kingitus
välismaistele veebikasiinodele ei ole apsakas. Seda ei ole mõtet tulla meile rääkima. Me täiesti veendunud, et see on meelega tehtud asi. Ja siis ühesõnaga see eelnõu läbib 3 lugemist, esimene lugemine tehakse meile see eelnõu, siis tulevad muudatusettepanekud, on teine lugemine, sellel olid veel kaasamised asjad, parandusettepanekud viiakse teksti sisse, siis on meil nii-öelda lõpptekst, siis vaadatakse lõppteksti üle, teine lugemine käib ka suurest saalist ja komisjonist läbi, siis tuleb 3. lugemine, 3. lugemise eel loetakse ka seda veel komisjonis ja siis tuleb saali ja hääletatakse ära lõpptekst. Ja kusagil selles viimases etapis, vahetult ennem lõpphääletust toimus siis selle teksti sees muutus. Ja see, selles mõttes on kurikavalalt tehtud, et esimese lugemise ajal loevad saadikud teksti tähelepanelikult, teise lugemise ajal loevad nii saadikud kui ametnikud teksti tähelepanelikult, sest et siis seda teksti muudetakse. Seal on parandusettepanekud ja parandusettepanekute kontekstid ja asjade ülevaatamine. See vajab tähelepanu. Aga kui sa oled teise lugemise lõpetanud, siis on 100% on alati niimoodi, et see tekst enam ei muutu. Siis see tekst tulebki saali, seda ei ole enam vaja lugeda, sest see on kõik läbi nämmutatud, läbi hekseldatud, ära vaadatud, komakohad ära kontrollitud. Ja siis selles etapis muutus see tekst nüüd sel korral, nagu me oleme aru saanud. Ehk siis keegi tegelikult, see ei olnud apsakas, see oli sabotaaž. Ja oli teadlikult absoluutselt selge. Seal on ühe sõna küsimus, nagu seda on nüüd siin mitmel pool ka räägitud, kõik ei jälgi loomulikult nii teraselt seda saagat, aga seal on üks sõna, osavusmängud. Ega mina ka ei tea, mis need osavusmängud on täpselt. Mina ei ole üheski kasiinos kunagi jalga tõstnud sinna. Ei tea, mis sa ei saagi tõsta, need on veebikasiinod. No üks ka ma võiks ju veebis ka mängida. Aga ma ei ole mänginud, ma ei tea kasiinodust midagi. Aga osavusmängud ja see osavusmängud, keegi teise lugemise ajal leidis, et see on asi, mida ei tohiks siin olla, sest see võimaldab maksupettust. Nii. Ja võeti välja, teise lugemise ajal võeti välja see osavusmängud. Aga 3. lugemiseks oli see osavusmängud teksti tagasi tulnud. Ja nüüd kõik laiutavad käsi. Ei tea, kes tegi, ei tea, kes pani. Aga kes siis vastutab? Tegelikult on ju teada, kes vastutavad. Vastutavad nii poliitikud, ehk siis rahandusminister ja rahanduskomisjoni esimees, aga vastutavad ka ametnikud, kes konkreetselt selle eelnõuga tegelesid. Ja need ametnikud on nimeliselt kõik teada. Ja tegelikult peaks olema praegu algatatud kriminaalasi, kuna on tekitatud riigile potentsiaalselt 27 miljonit eurot kahju. 27 miljonit. See ei ole mingi 3000 eurot, nagu Gert Kingole siin pähe määriti ja saadiku puutumatus ära võeti. See ei ole 3000 eurot, saate aru, see on 27 miljonit. 27 miljonit on suur raha. Ei, no paneme sellesse samasse konteksti, millest me tahtsime ka veel rääkida, et see nii-öelda siseriiklik bussitranspordi dotatsioon. Ehk siis nüüd siis tahab Jorhadnel Terras, tahab hakata õpilastelt ja pensionäridelt küsima siis maakonnabussi ühenduste eest mingisugust piletiraha ja teenime sellega 3 miljonit. Sest ei saa, ei ole, me ei jõua peale maksta sellele transpordidotatsioonile, ei ole seda 3 miljonit. Mäletame, eelmine aasta oli meil õpetajate streik, ei olnud seda 10 miljonit, et õpetajate palka tõsta, ei ole seda raha, kuskilt ei ole ju võtta, kui raha põle, siis raha põle. Aga 27 miljonit kingitakse ära välismaistele veebikasiinodele. See tähendab, need ei ole, saad aru, meil maksustatakse aktsiisiga, kui sa kütustangid. Meil just tõusis elektriaktsiis, meil tõusis gaasiaktsiis, meil on tõusnud tulumaksud, meil on tõusnud käibemaksud, meil oli automaks, sest raha ei ole kuskilt võtta. Aga need maksud korjatakse kõik Eesti inimeste taskust. Eesti maainimese taskust, Eesti tööinimese taskust. Eesti inimesed käivad poes, ostavad leiba, maksavad maksu. Eesti inimesed võtavad, tangivad kütust, maksavad maksu. Kodus on elektripirn põleb või radikas on soe, maksavad maksu, aktsiisimaksu. No kui elekter ikka paneb. Nii. Ja isegi, kui sa lähed Eestis kasiinosse, ma ei tea, blackjacki või ruletti mängima, siis see on ka Eesti inimese taskust, eks. Aga hea küll, me ei nuta. Keegi tahab minna kasiinos oma raha maha mängima, see on pahe seda maksustada ja sellega kultuuri toetada, see on niisugune ühiskondlik arusaamine, et see on mõistlik tegevus. Aga need on välismaised veebikasiinod.
seal isegi, see ei ole isegi eestlaste maha mängitud raha, mille pealt maksu võtta. See on mingid sakslased või ma ei tea, bangladeshlased või ameeriklased või inglased, ma ei tea, kes venelased, kes seal mängivad oma raha maha. Ja selle pealt loobuti maksu küsimisest. Ehk siis täiesti mujalt maailmast saadav raha jäetakse Eesti eelarvesse võtmata. Samal ajal Eestis käibemaks tõuseb, Eestis elektriaktsiis tõuseb, Eesti gaasiaktsiis tõuseb, sest raha ei ole. Eesti inimesed maksavad bussipileti eest, hakkame küsima, aga Lätti me saame dotatsiooni anda. Kuuba IT-arendusele me saame 460 000 eurot anda. See on ju, minu arust siit joonistub nii selgelt välja see, et meid valitsevad inimesed, kes kõige viimases järjekorras hoolivad Eestist. Kõige viimases järjekorras. No ja tulles tagasi ikkagi selle juurde, mis mul enne jäi natuke pooleli, et tegelikult on ju teada need inimesed, kes sellega tegelesid. Ja siin peaks olema kriminaalasi algatatud praegu. Ja kõikidel nende ametiasutuste vastavate ametnike arvutid peaks olema konfiskeeritud, nende telefonid peaks olema konfiskeeritud, nende kõnelogid, meilivahetused, kõik tuleks praegu lahti arutada ja vaadata, kas seal on siis mingisuguseid suuniseid ja käske ja korraldusi, et nüüd tehke niimoodi, et nüüd selle küsimuse me lahendame niimoodi ja kõik on ju tänapäeva elektroonika, pilves on see kõik ju olemas. Ärge tulge mulle ütlema, et aga see on võib-olla juba kustutatud ja seda ei saa enam kätte ja kui tarvis on, siis saadakse, ma ei tea, mis kivide alt vähid kätte. Aga väga selge on, ei ole soovi. On soov pühkida see kõik vaiba alla ja süüdlast ei leita. Kui süüdlast leida ei taheta, siis süüdlast ei leita. Ja on täiesti selge, et siin jällegi meie vastavad õiguskaitseorganid teevad kogu sellele korruptiivsele jõugule katet. No ma näen siin korruptsiooni, kohe karjub näkku, et kui Tanel Tein ja Kadri Tali tulevad meile eelnõuga, mis põhimõtteliselt algse plaani järgi meile räägiti, et maksulaekumine suureneb, sest maks väheneb ja järelikult käive suureneb. See on ainus seadus, kus koalitsioonipoliitikud uskusid, et kui sa maksustad vähem, siis selle tulemuseks on sektoris kasv ja selle sektori kasvu tulemuseks on maksulaekumise paranemine. See on ainus seadus. Nad ei usu seda, kui me ükskõik mis muud seadust ütleme, et kuulge, langetame maksu ja maksu hakkab paremini laekuma. Mujal nad ei usu seda, aga veebikasiinode puhul nad usuvad seda. Mäletame seda sõda, mis oli, kui me alkoholiaktsiisi langetasime. Just, või ka diisliaktsiisi, täpselt. Aga siin nad uskusid seda. Nüüd, kui nad toovad meile seaduse, mis lõppkokkuvõttes kingib veebikasiinodele, see summa on hinnanguline. Eelmisel aastal laekus riigieelarvesse 22 miljonit, sel aastal planeeriti riigieelarve laekumist 27 miljonit. Aga tähelepanuväärne on see, inimesed peavad eelarve protsessist ka aru saama. Kui laekumise poolele, me võtame siin sügisel, novembris või detsembris võtame riigieelarve vastu, laekumise poolele on prognoositud 27 miljonit, siis ega kulu poolele on see 27 miljonit juba laiaks löödud. Järgmisel aastal, jooksval aastal, käesoleval aastal 27 miljonit on juba kulu ära kulutatud, juba ära lukku löödud, see raha läheb välja igal juhul. Sisse tulev pool jääb olemata, aga välja minev pool toimub igal juhul. Nii et selles mõttes Eesti inimesed oma muude maksudega maksavad selle ikka kinni. Ja kui nad teevad kingituse, 22 või 27 miljonit, suurt vahet ei ole praegu, kui nad teevad sellise kingituse lobistidele, siis mina küll soovin, et algatataks kriminaalasi, mis uuriks, kuhu, kellele, kui palju laekub selle kingituse eest. Keegi saab selle eest oma tasu kätte. Kas see on Tein ja Kadri Tali või see on Akkermann või see on Ligi või see on mõni ametnik kuskil ministeeriumis või siin samas Riigikogu rahanduskomisjonis. Keegi saab oma raha kätte või see on härra Nilsson Reformierakonna tagatoas, ma ei tea. Keegi saab selle raha kätte ja seda tuleb kontrollida. Sest minu meelest on tegemist kõige ehedama müüdud seadusega. No kui nad mulle käisid seda müümas, nad käisid ju praktiliselt kõik 101 saadikut läbi, täpsemalt küll 99 saadikut, siis ma ütlesin neile kohe,
Hullakesed, see on ju tellitud seadus, ärge tulge mulle seda müüma. See on tellitud seadus ja selle seaduse alusel raha juurde tulema ei hakka. Ei, me oleme kõik läbi kaalunud, me oleme uurinud, me oleme kaasanud, hakati mulle ajama mingit täiesti lamba juttu. No, ma 76 aastat ilmas elanud, ma ei ole lollakas. No, võite mind ju pidada ideoloogilises plaanis lollakaks, aga ma ei ole lollakas, ma ei ole rumal inimene. Ma olen elus päris hästi hakkama saanud oma tarkusega ja sellist iba mulle müüma tulla, see on mulle solvav sõna otseses mõttes. Aga noh, müüsid ja ma ütlesin neile kohe näkku ära. See on tellitud seadus ja raha see meile ei too. Vastupidi, kultuuril jääb raha vähemaks. Ja noh, nüüd ongi välja tulnud. Ja kolmapäevases infotunnis ütles ju Michal ka, et ei noh, kultuuril raha saamata ei jää. Selle me katame siis muudest allikatest. Aga muudest allikatest. Ja sa ütled, et Eesti maksumaksja maksab puudu jääva kinni, kui see on planeeritud riigieelarve väljaminekuna. Ei pruugi maksta Eesti maksumaksja, ta maksab seda teistmoodi, sest meil laenukoormus suureneb, sest maksusid ei laeku meile ju piisavalt. No eelarve miinus on 1,5 miljardit, paneme sellele 1,5 miljardile nüüd 27 miljonit otsa veel. Et selles mõttes muidugi jah, ega siis teisi makse selle võrra rohkem laekuma ei hakka, aga mis on tähelepanuväärne, keegi neist ei uskunud ise ka seda juttu, et nüüd hakkab rohkem raha sisse tulema, sest et seadusesse kirjutati sisse, täpsemalt seaduseelnõu seletuskirja kirjutati sisse, et kui see prognoos ei vasta tõele, kui raha nii palju ei laeku, siis valitsuse reservist võetakse see raha ja antakse ikkagi, no põhimõtteliselt hasartmängumaksu raha laekub kultuurkapitalile. Et siis valitsuse reservist kompenseeritakse kultuurkapitale see alalaekumine. No nüüd on alalaekumine 27 miljonit. Et noh, see on nii kurikaval, nii alatu, nii küüniline skeem, et noh, aga mis vastab meile peaminister? Kollektiivne vastutus kõigil Riigikogu liikmetel. Te kõik olete süüdi. Kaasa arvatud need, kes me hääletasime vastu, kaasa arvatud need, kes me karjusime puldist, et see on korruptiivne, ostetud seadus, kaasa arvatud need, kes lugesid läbi teise ja esimese lugemise ajal lugesid seda eelnõud. Lugesime, tegime muudatusettepanekuid. Et mitte ükski neist ei läinud ja läbi ükski neist muudatusettepanek. Et kust me pidime arvama ja millise seaduse puhul veel, me võtame vahel nädalas vastu mitukümmend seadust, me peame arvama, et pärast teise lugemise lukku löömist muutub seaduse tekst. Ei tule sellise asja pealegi. Ei no kollektiivset vastutust siin ei ole mitte mingisugust kollektiivset vastutust, vähemalt meie fraktsiooni puhul, sest et nagu sa ütlesid, algusest peale me ütlesime, et see seadus ei peaks üldse ei komisjonis ega suures saalis arutusele tulemagi. See on kuritegelik, et niisugune seadus meile siia üldse on toodud. Ja mis puutub siis sellesse, et imalalt naeratades ütleb meile rahanduskomisjoni esinaine Anneli Akkermann, et aga parandusettepanekuid oleks ju saanud teha. Missugused opositsiooni parandusettepanekud on kunagi läbi läinud? Tuleta meelde, Anneli, mitu opositsiooni parandusettepanekut on rahanduskomisjonis kunagi läbi läinud? Kui me riigieelarvet vastu võtsime, siis oli ju ka parandusettepanekute rida. Mitte arvestada. Tund aega loeti meile ette parandusettepanek number see ja see, mitte arvestada. Parandusettepanek number see ja see, mitte arvestada. Hääletamisele ei kuulu. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja te tulete rääkima siin sirge näoga lolli juttu, just nagu oleksite esimest päeva Riigikogus, et teie oleksite võinud ju parandusettepanekuid teha. Jumal küll. Ei no, aga ma ütlen veel kord, et see on nagu veelgi alatum. Tähendab, esimene asi on see, et vastutus ei ole abstraktne, vastutus on konkreetne. Konkreetsed saadikud tõid eelnõu. Kadri Tali ja Tanel Tein Eesti 200 tõid meile eelnõu, mis oli nendele valmis tehtud lobistide poolt. Ma veel kord ütlen, seda tuleb kriminaalkorras kontrollida, mis nad selle eest vastu said, sest vaata, häbi läheb üle, aga raha jääb alles, nagu öeldakse. Teine asi, vastutav rahanduskomisjoni esimees, kes juhib menetlust. Vastutavad rahanduskomisjoni liikmed, kes kontrollivad, kui palju nad on nokkinud meie eelnõudega, et nii ei saa teha ja see sõna ei ole korrektne ja siin tuleb ikka muuta seda vormistuslikult. Hea õigusloome kohaselt on sedasi ja teistpidi. Nad loevad kõik selle läbi. Vastutavad rahandusministeeriumi vastavad ametnikud, neid ei ole seal palju, kes tegelevad nende konkreetsete maksu valdkondadega, ma arvan, seal on neid 3, 4, 5 tükki võib-olla, kes selle konkreetse seadusega ja seal oli konkreetne üks inimene, kes selle konkreetse seadusega tegeles. Aga rahanduskomisjoni esimees vastutab poliitiliselt ja ametnikud vastutavad siis otseselt ja ametnikud ministeeriumis vastutavad otseselt, aga rahandusminister Ligi vastutab selle eest, et tal ei ole niisuguseid ametnikke, kes lasevad
lähevad läbi eelnõud, mille tulemusel jääb maksumaksja, saab põhimõtteliselt tehakse tünga meile 27 miljoni eest. Et kuskil on reaalne vastutus ja mina küll tahaksin öelda, et aga palun sõbrad, 51 saadikut või 52 palju oligi, 51 hääletas selle poolt. Teie võtke nüüd oma rahakott välja ja makske see 27 miljonit Eesti riigi eelarvesse ära. No mina paneks vastutajaks ikkagi ka presidendi kantselei. Nemad peavad üle kontrollima selle kõik, aga nemad ka ei avastanud seda. Kusjuures see on muide kodukorra rikkumine. Pärast teist lugemist enam niimoodi teksti muuta ei tohi. Kodukord ei luba seda teha tegelikult. Nii et ma ütlen veel kord, et kui keegi tuleb mulle ütlema, et see oli näpukas, siis otsige lolli. Kui selline 27 miljoniline viga tehakse pärast teist lugemist kolmanda teksti sisse lükatakse nii-öelda radari alt sisse, siis see ei ole näpukas, see on teadlik asi. Ja siin on üks asi veel, mis mind kohutavalt ärritab. Küüniliselt irvitatakse veel. Need ärimehed oleksid nõus maksma ise vabatahtlikult selle maksu. Aga seadus ei luba. Seadus ei luba. Kujutad see ette. Kusjuures mina oleksin maksuamet, kui ma oleks rahandusminister, ma annaksin maksuametile korralduse see maks sisse korjata ja pärast vaielda. Sellepärast, et seadusandja tahe on selgelt fikseeritud. Seadusandja lõi lukku teise lugemise järel teksti. Seadusandja tahe on selgelt fikseeritud. See nii-öelda näpukas ei olnud seadusandja tahe. Ja pärast vaidleme küll, Riigikohus lahendab, mis siis lõppkokkuvõttes, milline sõnastus kehtib või mitte ja kas peab intresse maksma või ei pea maksma. Aga minu meelest tuleks praegu seda raha sisse korjata 1. jaanuarist alates. Aga meil ei tehta midagi. Meil kannab Kaitseministeerium 80 miljonit kogemata üle mingile firmale, millega neil ühtegi lepingut ei ole ja isegi ei vaevu raha tagasi küsima. Meil raha jätkub. Meil kõigele raha jätkub. Kogu see rahanduslik segadus, nad tulid ju pärast meie valitsust rahandust korda tegema, nagu nad ütlevad. Korras rahandust majandust ka kasvatama. Korda tegema, aga pärast seda, meie ajal ei olnud selliseid pretensioone Riigikontrollil. Mitte kunagi. Aga nüüd on järjest ja järjest. Iga kord, kui Riigikontroll mingisuguse aruande või raporti esitab, iga kord nad ütlevad, et sellega on pahasti, siin on asjad korrast ära, siin on täielik kaos on. Ma ühe asja ütlen, ma tahan selle teema kokkuvõtteks, ma ütlen seda, et Reformierakond avaldas, vist oli Ekspressi esikaanel, tegi suure kampaania võit, et kõigi aegade kõige suurem maksulangetus ära tegime, kõigil on võit. Vot see võit tuli välja on ainult veebikasiinodel, välismaistel veebikasiinodel oli võit. Vot nemad said nii suure maksulangetuse, et ei peagi maksu maksma. Nemad said nii lihtsa maksusüsteemi, et ei ole isegi vaja deklaratsiooni teha. Ei peagi maksu maksma. Vot niisugune on kindel majandus. Vot niimoodi me kasvatame. Vot niimoodi siis jääb inimestel, veebikasiinodel vähemalt, veebikasiino inimestel jääb rohkem nende teenitud raha kätte. Vot see oligi see võit. Lihtsalt tülgastav. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet. Saate nimi on Räägime asjast. Saate stuudios on Mart Helme. Mina olen Martin Helme. Teeme seda saadet täna esimest korda natuke teises formaadis. Kui siin on mõni väike login sees, ärge ehmuge. Järgmine kord läheb veel sujuvamalt. Välismaa teemade juurde nüüd. Meil tavaliselt viimane teema saates on välismaa teema ja on vaja teha palju selgitustööd. Seoses, meie peavoolumeedia jälle valetab teile kõige kohta, aga see, mis meil toimub Gröönimaa ümber on muidugi lihtsalt vangutab ja ei tea, kas nutta või naerda. Ma alustan sellest, et kui meil inimesed ilma igasuguste taustateadmiste või sellise andmestikuta võtavad endale sellise emotsionaalse hoiaku ja hakkavad rusikaga vastu rinda või vastu lauda taguma ja mingisuguseid selliseid panevad paika mingisuguseid väga kõlavaid, väga jõulisi selliseid avaldusi või võtavad positsioone, et vot Gröönimaa suveräänsus, Gröönimaal ei ole suveräänsust, seda me oleme rääkinud, Gröönimaa suverään on Taani. Gröönimaa rahva tahe, vot Gröönimaa rahvaga on lugu selline, et Gröönimaa
territoorium on minu meelest 2 või 3 korda suurem kui Prantsusmaal, eks ole. 2000 midagi seal 300 või palju ruutkilomeetrit Prantsusmaal. Miljonit ruutkilomeetrit. Ja ma ütlen, mitu korda suurem kui Prantsusmaa, aga seal elab umbes sama palju elanikke kui Pärnu linnas. Ja, 56 000. Ja need ei ole muide taanlased. Ütleme siis niimoodi, nad ei ole isegi eurooplased. 90% on need niinimetatud inuidid. Jah, vanasti me nimetasime eskimoteks. Tänapäeval ei ole see poliitiliselt korrektne, ma võin öelda päris maalased ka, kui tahan. Aga mitte taanlased, vaid ikkagi need nii-öelda vanasti elasid oma igludes. Kes on sinna saarele saabunud ka suhteliselt hiljuti. Kuskil, ma ei tea, 13-14 sajandil. Jah, siis kui oli keskaja soojaperiood, siis kui teatavasti sisepõlemismootor ja tossavad tehase korstnad ajasid kogu planeedi kliima soojaks. Ja, et see on veel eraldi teema, aga ühesõnaga Gröönimaa on praegu ka suhteliselt iseseisev, sest et Taani on näiteks Euroopa Liidu liige, aga Gröönimaa ei ole Euroopa Liidu liige. Ja väga kaalukal põhjusel. Euroopa Liit ei lubaks neil niimoodi kalastada, hülgeid püüda ja vaalasid püüda. Sellepärast, mis on nende põhiline elatusallikas. Ja mida veel tuleb öelda on see, et gröönlased või ma ei tea, kuidas neid gröönimaalased ei ole eriti lojaalsed Taanile. Neil ei ole Taani keskvõim kunagi eriti sümpaatne olnud ja siin nüüd on oluline asi. Antipaatia on vastastikune. Taanlastele ei meeldi gröönlased ka. Ütleme, see on muidugi natuke üldistav, aga ma olen rääkinud erinevate Taani ütleme siis konservatiivsete või parempoolsete poliitikutega ja see taustakirjeldus on selline, et hirmus palju maksab Taani keskvalitsus sinna Gröönimaale subsiidiumeid peale, et pool Gröönimaad elab sisuliselt Taanilt saadud sotsiaalabist, kõik on subsideeritud seal, aru saadud, külm, kauge ja väga vaenuliku kliimaga kant, eks ole. Gröönimaal on väga suur probleem taanlaste vaates näiteks alkoholismiga, narkootikumide alkoholi tarbimisega, et seal need sotsiaalsed probleemid on seal tõsised. Jälle aru saadud elavad jälle sellises kliimas, mis on isegi võrreldes Eestiga õudne ja mis on oluline, nagu ikka, kui sa hakkad sotsialismi ehitama, inimestele elu kinni maksad, nad hääletavad kogu aeg ainult vasakpoolseid. Nad on, Gröönimaalt tuleb 2 parlamendisaadikut, need on alati vasakpoolsed. Ja Gröönimaa poliitilise nii-öelda maastiku siis põhivaidlus ongi juba aastakümneid olnud selline, kas tahta lõplikult iseseisuda või mitte. Ja vastuargument on alati see, aga kui me iseseisume, siis kaob taanlastelt saadud suur subsiidium ära. See on kuskil 600 miljonit aastas, kui ma õigesti mäletan. Kui sa selle väikse elanike arvu peale selle paned, selle väga kopsakas. Ei ole üldse väike raha, jah. Gröönimaa kogu SKP, kui ma õigesti mäletan, oli 2 miljardit äkki, 10 korda väiksem või veel 20 korda väiksem kui Eesti. Et see on see taust ja sugugi mitte ei ole niimoodi, et gröönimaalased kangesti tahavad olla Taani all ja on hirmus Ameerika vaenulikud. Tõsi küll, nad ei ole kunagi olnud mingisuguses innukalt soovi avaldanud, et nad tahaksid olla Ameerika 51. osariik ja tegelikult siin me jõuame nüüd selle jutu, mis meie Eestiski kerib, ega Ameerika ka ei taha, et oleks 51. osariik. See on infomüra, mis siin ümber on väga suur, et ameeriklastel on läbi aegade, on väga mitmekesine, sina kindlasti tead palju paremini, sa oled Ameerika ajaloo spetsialist palju rohkem kui mina, et läbi aegade on olnud väga paindlikud lahendused sellele, kuidas nad oma kokkuleppeid teevad selliste territooriumitega, mida nad peavad oma rahvusliku julgeoleku seisukohalt oluliseks. Neil on mingid Diego Garcia saared kuskil India ookeanis ja neil on mingisugused, kas või see sama Puerto Rico näite ja neil on mingisuguseid selliseid territooriumeid, kus nad teevad erikokkuleppe, kus kohalikud ajavad oma kohaliku asja, aga ameeriklased saavad seal hoida oma sõjaväebaase ja maksavad heldelt raha selle kõige eest. Kusjuures Puerto Ricolased tahaksid saada Ameerika osariigiks, aga ameeriklased ei taha, just nimelt, ja kellele seda manjana meeste kampa vaja on, kes kõik hääletavad, sama nagu Hawaii, eks ole, Hawaii on algusest saadik alati hääletanud demokraatliku
rahvusliku parteid, et Hawaii ja Alaska võeti Ameerika Ühendriikide koosseisu korraga, sest et Alaskal hääletatakse alati vabariiklasi ja Hawaii'l hääletatakse alati demokraate ja siis nad nii-öelda senatisse said kumbki 2 senaatorit, 2 tükki on alati punased ja 2 tükki on alati sinised nii-öelda. Et selles mõttes, kui nad nüüd võtaks Puerto Rico juurde, siis lükkaks tasakaalu paigast ära Ameerika senatis. Seal on sisepoliitilised taustad taga. Aga millest meil ei räägita minu meelest kogu selle Gröönimaa asjaga seoses, siin on mitu kihti jälle, see mismoodi eurooplased käituvad, see on täiesti hullumeelne, rumal, ennast hävitav, kahjulik ja Venemaa ja Euroopat Venemaa poolele asetav, Hiina poolele asetav, sest minu meelest on asi täiesti lihtne. Rahvusvaheline kord, selline, mis meid on teisest maailmasõjast tänaseni toonud, on lõppenud. Ta lõppes tegelikult ennem Trumpi juba ära, aga siin üritati veel teeselda. See on lõppenud. Ja asemele on tulemas uus kord ja see uus kord kujuneb välja 3 jõukeskuse kokkulepete või omavahelise rivaalitsemise käigus. See on Ameerika Ühendriigid, Hiina ja Venemaa. Kõige nõrgem ja väiksem neist on Venemaa, aga sellegi poolest ta on iseseisev jõud selles mängus. Hiina on kindlasti iseseisev jõud, ja kõigil neil on oma muidugi liitlased või siis sõbrad nii öelda. Ja siis on Ameerika Ühendriigid. Ja praegu toimub siis väga terav rivaalitsemine kogu selle Arktika pärast või Põhjala pärast. Ja kui te vaatad maakerad ülevalt poolt, põhjapooluse poolt, siis on arusaadav, et see Gröönimaa on Ameerika ja Venemaa vahel. See on selline mõjusfääri küsimus. Ja nüüd on küsimus selles, et ei oma mitte mingit tähtsust, mida taanlased selle kohta teavad, nad ei ole võimelised seda saart haldama, kaitsma ega selle saare nii-öelda kõiki võimalusi ära kasutama. Täpselt sama kehtib prantslaste või inglaste kohta või Euroopa Liidu kohta. Euroopa Liit selles uues maailmakorras ei ole jõukeskus. Ja nüüd on küsimus, et kes siis meie arvates peaks seal olema see, kes domineerib? Kas hiinlased? Mina ei arva. Kas venelased? Päris kindlasti mitte. Järele jäävad ameeriklased. Aga mida teeb Eesti? Eesti positsioneerib ennast Ameerika vastu. See tähendab, Margus Tsahkna viib vägesid Gröönimaale Ameerika vastu. Sellega tänane Eesti valitsus paneb ennast Venemaa poolele. See on täiesti haige. Ja öeldi ju välja siin, et ainus võimalus või kõige parem võimalus Trumpi peatamiseks Gröönimaal on NATO vägede viimine Gröönimaale. Ja siis viivad, kes viib tervelt 1 sõduri ja Eesti siis kavatseb 5 sõdurit kuni 10 sõdurit viia ja kes viib veel seal mingisugune käputäie. Trump ütles muidugi taanlaste kohta, et aga millega Taani seda saart venelaste vastu kaitseb? 2 koera rakendiga või? Ja küsimus on strateegiline ja küsimus on tooraineline. Siin on 2 poolt selle asjal Ameerika seisukohast. Esimene pool, strateegiline on olulisem. Ameerika territoorium on nii suur, et sellele ei ole võimalik ehitada katvat kuldset kuplit, nagu Trump on seda nimetanud, raketitõrje kuplit, ainult Ameerika Ühendriikide territooriumil paiknevate raketitõrjesüsteemidega. Sest need mitmekordselt üleheli kiirusega raketid, mis nad on seal, kinžallid ja orešnikud ja muud, tulevad sellest läbi. Ameerika õhutõrje ei saa olla ju nagu katkematu kett ümber kogu Ameerika Ühendriikide territooriumi, et ta võtaks nad eelnevalt kinni. Ja selleks on vaja nihutada need raketipüüdurijaamad ja eelhoiatussüsteemid Ameerika Ühendriikidest võimalikult kaugele. Ja kuna raketid tulevad tõenäoliselt üle põhjapooluse, üle Gröönimaa, see on kõik otsem tee. Vähemalt mingi osa nendest tuleb, see on otse tee, siis tuleb sinna panna need kuldse kupli eelhoiatus ja raketitõrjesüsteemid. See on selle asja üks pool. Nüüd teine pool on see, et seal on vist mingi 17 miljardit barrelit naftat kättesaadavatel rannikualadel, mis on siiani kasutusele võtmata. Ja ameeriklased loomulikult on võimelised, see on neile lähedal, neil on tehnoloogiad ka Arktikas puurimiseks, et tänu Alaska asjad, et see nafta kasutusele võtta. Ja see nafta on meile kasulik, kallid inimesed. See on meile kasulik. Isegi Michali valitsus ei saa lõppkokkuvõttes madala nafta hinna puhul keerata meie bensiini hinda või kütuse hinda nii kõrgele. Saab aktsiisi alati tõsta. Et see lõppude lõpus kukub kõik kokku. Aga ja mis seal veel on? Aga seal on sisemaal, see on küll väga
paksu jääkihi all on tohutud rubiinivarud. Rubiinivarud ja tohutud siingi molübdeeni nende radioaktiivsete. See on see, mida hiinlased tahavad. Jah, seda tahavad haruldased muldmetallid ja need igasugused tuumamaterjalid. Seda on seal väga suurtes kogustes ja kellegil ei ole siiani olnud nii palju raha ja tehnikat, et seda minna kaevandama. Ja nüüd ameeriklased projitseerivad seda tegelikult tulevikku. Võib-olla 20 aasta pärast, võib-olla 50 aasta pärast, aga ühel hetkel me võtame ka need asjad kasutusele. No minu meelest oluline teema siin, kui ma kuulan Tsahkna juttu, siis mul jälle lihtsalt käed vajuvad rüppe, nagu Eesti oleks impeerium. Impeerium Eesti läheb ameeriklaste vastu, taanlaste eest kaitsma Gröönimaad. See on, akadeemik alkohoolik on jälle sõna võtnud. Et see on absurdne jutt lihtsalt. Eestil ei ole siin küll vaja positsioneerida ennast kaitsma Taanit ja siis ma kuulen neid naiivseid, rumalaid, niisuguseid emotsionaalseid loosungeid. Aga kui meie praegu Taani kutsele ei vasta, siis taanlased ei tule meile appi, kui venelased meile kallale tulevad. Vabandage väga, kas keegi siin maailmas arvab, et kui venelased meile kallale tulevad, siis Taani ongi see riik, kes meile appi tuleb ja meid päästab või? No magage palun välja sellised inimesed. Kaasa arvatud ei tule meile appi või neil ei ole jõudu meile appi tulemiseks. Ei prantslased, inglased ega sakslased on ainult üks riik maailmas, kelle appi tulemisest on kasu ja kes midagi muudab või kelle appi tulemise lubamine hoiab üldse kallale tungi ära ja see on Ameerika Ühendriigid ja meie tänane valitsus positsioneerib ennast oma 5 või 10 sõduriga, aga vahet ei ole, see on sümboolne akt, positsioneerib ennast vaenulikuna ameeriklastele, et näidata üles solidaarsust riikidega, kellest meile mingit kasu ei ole. See on täiesti jälle enesetapjalik Eestit hävitav poliitika. Me ei ole impeerium. Me ei pea teiste suurte riikide omavahelistes tülides igal pool rind kummis minema maailma päästma. Me peame Eesti ära päästma selles olukorras. Taani ei suutnud oma Eestimaa hertsogiriiki kaitsta isegi 14. sajandil. Ei suuda ta ammugi. Ma lugesin ühte numbrit, et Taanil oli Ukraina sõja puhkemise hetkel 22. aastal 144 tanki, Leopard tanki. No rohkem kui meil. 100 tanki on nad ära andnud Ukrainale. Neil on järele jäänud 44 tanki. Ma ei tea täpselt, kuidas nad jagunevad seal, palju seal on Leopard 1-sid ja palju Leopard 2-sid ja need modifitseeritud variante. Aga Ukraina sõjas on näha olnud ka, et Leopard tank tegelikult ei ole nii hea, kui teda arvati ja ta on lahinguvälja täpselt samamoodi puruks lastab nagu iga teine tank. Nii et selle 44 tankiga nad ei too ju seda 44 tanki meile siia Eestisse Vene tankide vastu võitlema. No tulge mõistusele, kallid inimesed. Ja ma lugesin ühe endise Ameerika sõjaväelase sellist kiiranalüüsi selle kohta, et Euroopal tervikuna ei ole logistilist võimekust, et mingit sõda püsti panna Arktikas. Ei ole vastavaid laevu, ei ole vastavaid lennukeid. Ega ka mitte Baltikumis, see on nagu kehtib meie kohta ka. Ainsad, kellel see võimekus on ameeriklased. Ja kui nüüd eurooplased tõesti arvavad, et me viime sinna mingisugused käputäie sõjaväelasi ja ega ameeriklased ju neid ei ründa. Ega ameeriklased ei ründagi need, nad interneerivad need ära ja kogu lugu. Seal mingit sõda ei tule Gröönimaa pärast. See on selline hüsteeria õhutamine, hüsteeritsemine. Ameeriklased lahendavad selle teistmoodi ära ja kui nad, Trumpi välispoliitika, Trumpi poliitika üldse on alati ju, ma ei saa aru, kuidas inimesed ei saa aru ja ilmselt ei taha aru saada, mis on Trumpi modus operandi. Ta teeb kõigepealt pakkumise. Pakkumine on tõenäoliselt suhteliselt hea. Ta on nõus pakkumise üle kauplema. Aga kui siis pakkumine tagasi lüpkatakse, siis ta teeb oma ühepoolsed liigutused ära. Ja ilmselgelt on tehtud korduvalt pakkumisi seoses Gröönimaaga nii taanlastele kui gröönlastele kui Euroopale laiemalt. Ja need on kõik tagasi lükatud. On hakatud ajama rinda puheville ja siin midagi kirema kalja kukemoodi. Ja Ameerikas tehtud selge, me teeme nii, nagu meil endal vaja on. Ja ma tulen tagasi selle juurde, et maailmas on maailmakorra ümberkujunemine, julgeolekukorra ümberkujunemine. Järgi jääb 3 suurt jõukeskust. Üks neist on meil külje all meile kahjulik, ohtlik ja vaenulik. Teine on Hiina, mis on võigas kommunistlik jälgimisühiskond. Kumbagagi nendega me ei taha pistmist teha. Järele jääb Ameerika nii ebatäiuslik või teistsugune või mis iganes me selle kohta võime arvata. Aga kristlik lääne riik konservatiivse presidendi juhtimisel
meie töö peab olema selle nimel tehtud, meie riiklik töö, diplomaatiline töö, julgeolekualane töö, et see riik peaks meid enda huvisfääris olevaks. Ja kusjuures, kui me vaatame kaardi peale, Baltikum, Põhjala, Skandinaavia, see on tegelikult samas sfääris või samas sektoris kui Gröönimaa. Ameeriklastel pole põhjust loobuda meist, anda meid Venemaale ära. Kui me nüüd ise absoluutselt järjekindlalt ja lollakalt ennast Venemaa poolele ei positsioneeri. Mina ütlen, millega see lõpeb. See lõpeb sellega, et kui meie valitsus praegu ja ka suurem osa Euroopa teiste riikide valitsusi positsioneerivad ennast Trumpi vaenlastena, Trumpi oponentidena, siis Trump on täiesti valmis sellega, et ta võtab need tükid, mis talle on Ameerika julgeoleku seisukohast vältimatud ja selleks on järgmisena Island, võib-olla ka Põhja-Norra, aga Island kindlasti ja ütleb, et aga ülejäänu mind ei huvita ja vaadake ise, kuidas te venelastega hakkama saate. Ja kulla sõber, Michal, Tsahkna, teie sugused pooletoobised ei saa Venemaaga hakkama. Ei saa mitte millegiga hakkama, ei saa hasartmängu maksu kogumisegagi hakkama. Nii, saatajaks sai läbi, täname kõiki vaatamast, täname kõiki kuulamast. Oleme jälle uuesti järgmisel pühapäeval kell 11 kõikides nendes kanalites, mida me nüüd usinasti reklaamima hakkame. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee